Tere tulemast tagasi. Kasvuhoone sessioonid jätkuvad. Ja täna võtame teemaks, kas keskklass on välja suremas. Ma näitan sulle oma rahurelva. Vot see on minu relv, millega ma loon vägivallatut maailma. Aga vahest elades vallalises maailmas, vägivallalises, eks ju, tekivad küsimused ja tahaks paremini mõista, et mis toimub. Et üks asi on see, mida ma näen Eesti sotsiaalmeedias ja Eesti põhivoolumeedias, kus inimesed kiunuvad, kui raskeks on läinud ja kui kehvasti läheb. Ja mul endal on ka raskeks läinud, sest ma olen märganud mõndasid trende, mis toimuvad viimaste aastate jooksul. Aga need ei ole ainult Eestis. Mõni räägib ka nendest Davose vandenõuteooriatest, et soovitakse luua 15 minuti linnad, orjastatud inimkond, digitaalne valuuta, niimoodi, et me ei oma enam mitte midagi, vaid kõik omavad kõike. Räägitakse sellest, et see olevat see juurpõhjus, miks keskklassi praegu läänemaailmas hävitatakse. Aga võib-olla see ei ole nii, et vandenõuteooriad on hästi toredad. Ma toon teise ka, et hästi paljud inimesed räägivad sellest, kuidas Bill Gates tahab kogu maailma nimelda viljatuks muuta ja mingeid haiguseid ja haiguse rohtusid välja mõtelda. Et Bill Gates on kogu selle pandeemia taga ja nii edasi. Aga võib-olla on see lihtsalt nimelda vandenõuteoreetikute jaoks välja mõeldud vandenõu. Et me süüdistaksime Bill Gatesi kõiges, mis toimub. Et need inimesed, kes tegelikult asju orkestreerivad, saaksid rahus mõelda uusi kurjasid plaane välja. Et näed, kus need vandenõud lähevad, et nad lähevad järjest nagu rohkem sinna metatasandile. Et võib-olla võtame siis järgmise vandenõu ka, et Mark Zuckerberg, et tegelikult ma tähistasin üleeile Facebookis oma 11. sünnipäeva. Ja muuseas, mul oli Facebook varem, aga ma 11 aastat kustutasin Facebooki ära või 11,5 aastat tagasi, pooleks aastaks. Ja siis juba kõik inimesed küsisid, et Simo, miks sul Facebook ei ole? Simo, miks sul Facebook ei ole? Simo, miks sul Facebook ei ole? Ja nad ei teadnud, kuidas minuga ühendust saada. Ja siis ma tegin selle uuesti. Aga tänapäeval on meil nii head võimalused, et inimesed kolivad Facebookist nagunii välja. Et ma olin nii palju ajast ees, et tulin tagasi sinna platvormile. Ja siis hakkasin avastama asju. Et mis ma märkan keskklassi puhul, et keskklass soovib sellisel rahuajal, nii külluslikul ajal tarbida igasuguseid põnevaid asju. Et siin kasvuhoones on üks sisalik praegu. Et teda üldse ei sega see, et ma siin jutustan. See on päris huvitav. Käib siin ringi ja tuleb lähemale. Aga keskklass soovib tarbida igasuguseid luksustooteid, igasuguseid häid asju. Ja siis ma hakkasin märkama, et kongide heliteraapia vastu nõudlus hakkas aina vähenema aastate jooksul, et tipp oli äkki 2019-2020. See oli nagu ülim tipp. Ja peale seda hakkas see nii-öelda alla tulema. Ja ma hakkasin siis mõtlema erinevaid tooteid välja, ja teenuseid, mida muid pakkuda. Samal ajal ma ehitasin ka maja. Et need kõik mõjutavad. Et kui ma räägiksin ainult enda lugu ja enda personaalset kogemust, et siis sellest jääks väheks. Et seda on märgata ka väga mitmes riigis tegelikult. Aga sellise nii-öelda viimase kinnituse ma sain sellega, et ma hakkasin pakkuma kangenveeaparaate. Et see on sulle ka üleskutse, et kui sind soovid omale kangenaparaati, et siis palun väga. Et see muudab sinu elu, et minu elu muutis, et hea vesi, elus vesi, et on küll suure hinnaga, aga 15 aastat, mis on masina kasutusiga ja see mõne kuine
võib-olla pooleaastane mõju, mis ta teeb sulle, muudab sinu elu niigi jäädavalt, et väärt investeering. Aga jah, märkasin, et inimesed on täitsa šokeeritud mingisuguse veemasina hinnast, et issand jumal, 4200 eurot pluss käibemaks. Siis ma ütlen, no maksa osadena, maksa järelmaksuga, et täiesti võimalik. Aga ei ole seda võimekust, eks ju, kui näha meie neid elektrituru manipulatsioone ja uusi makse, mis tulevad riigis. Aga Eesti ei ole ainus koht, kus seda tehakse. Näiteks Soomes tehakse ümber seda kogu süsteemi. Aga meie oleme sellisel nii-öelda piirialal. Nagu see on ka veider, et meil on nagu Peterburi miljonilinn, mis võiks olla siin majanduspartner, aga poliitilised teemad on selle kogu asja nii ära rikkunud juba ammu. Aga igatahes meil on see nii-öelda, öeldakse, et me oleme piiritsoonis, aga kui me vaatame näiteks Prantsusmaal toimub immigratsioonikriisid, Saksamaal on ka toimumas selline ultrastumine ja täielik selline pöörane värk. Inglismaal on elamiskriis ja tegelikult kogu lääne ühiskonnas on see probleem, et varem tegid, ma ei tea, 3-5 aastat tööd, üks pereliige tegi ja pere sai omale maja lubada või väga soodsatel tingimustel majalaenu. Aga tänapäeval peab 2 pereliiget tegema tööd 10 aastat ja siis saavad, tegelikult vähem ka, aga et saada omale selline nagu hea maja. Kui ma majalaenu küsisin, siis mulle öeldi pangast, et sa oled noor inimene, et sul on praegu ainult võimalik korter osta. Siis ma ütlesin, mida perset, et inimene ei ole loodud elama korteris, et inimene vajab maad. Inimesel on vaja olla ühenduses maaga ja oma aiaga, et see on kogu selle üldse mingisuguse kinnisvara omamise tuum, et meie inimestena saaksime avada oma tõelised võimed ja oma tõelise potentsiaali, et siis meil on vaja ühenduda maaga, eks ju. Siis ma ütlesin pangas, et te olete nagu natuke jobud ja selline lõputu kasvusüsteem on kurnav. Läksin tegelikult ka teise pangaga siis tülli nüüd hiljem, et LHV pangaga, et ma enam ei soovita, et varem ma vaatasin küll, et äge asi, et nagu selline lahe Eesti pank, sellise laheda energiaga ja üks nendest omanikest ka on päris lahe, tore. Aga pank on pank. Ja see on kurb tõsiasi. Et tänapäeval ma märkan näiteks, miks see keskklass kaob ära, et inimesed on kaotanud ka ühe olulise vaimse omaduse, mis on vastutustunne. Et ma olen seda kogenud väga mitme firma organisatsiooniga suheldes, et mitte keegi ei vastuta, kõik delegeerivad edasi otsuseid ja siis lõpuks antakse nagu tarbijale jalaga näkku, et sina oled sellest süüdi ja sina oled see nagu sitt inimene. Ma olen seda mitu korda kogenud. Ja siis ma olen ka vastavad nii-öelda sammud astunud. Et praegu ma ootan tegelikult sellist, et mõni ütleb, et nagu kättemaks pole hea, aga tegelikult ma tahan omal tingimusi pangaga ümber nii-öelda rääkida. Ja siis ma loongi suurt rahasummat omale kontole, et mul oleks seal ütleme kas mingi 100 000 eurot või niimoodi ja ma lähen ükspäev, võtan seal kõik pangast korraga välja. Ma ütlen pangale ette ka, et te olete nagu väga halvasti käitunud ja nüüd ma vahetan panka. Ja siis võib-olla nad siis tahavad minuga need nii-öelda tingimused ümber rääkida. Et sellised mõtted. Aga mis see nagu, mida ma märkangi, et inimestele aina pannakse nii-öelda jalaga näkku, mitte ainult mulle, aga nii paljudele inimestele läbi nende süsteemide, kas läbi riigi firmade elektriga manipuleerimise või läbi pankade, et ma ei ole ainus, kes on nagu LHV-ga nüüd viimase aasta jooksul pahuksisse sattunud. Et ma nägin üks inimene korraldas lausa petitsiooni ja oli tohutult palju inimesi, kes läksid kaasa, kes olid seda sama asja kogenud. Ja mina olin ka seda sama asja kogenud. Aga ma kaasa viitsin minna, aga nägin, okei, et ma ei ole üksi selles asjas sees. Et see ongi kõige tähtsam selle kõige juures, et mõista, et okei, millal ma üksi olen, ajan mingit jonni, aga millal tegelikult kollektiivselt nii-öelda tehakse meile kurja. Kas tahtmatult või tahtmata, aga läbi süsteemide. Sellega seoses
on näiteks näha, et mitmes riigis on ka tohutult vaesus kasvanud. Noored inimesed, tänapäeval ei saagi nii-öelda kodu omada, ei saa omale head autot osta. Aga võib-olla on see tarbimise suhtes hea või võib-olla mitte. Aga üks asi, mis on juhtunud, et majandussüsteem on muutunud, mudelid, kus me oleme elanud, kasvanud, on muutunud. Et nii palju tööd on läinud internetti üle ja nii palju on võimalik omal tööjõudu odavalt kuskilt kaugelt maalt soetada ja nad teevad sulle töö ära. Ja ka nii-öelda kauplemise tingimused, võimalused on muutunud. Ehk siis meie ühiskond muutub väga ruttu ja sellepärast ma alguses tõingi välja need vandenõud, et võib-olla asi ei olegi nendes vandenõudes, selles Davose plaanis domineerida inimkonna üle ja vähendada rahvastiku arvu. Et kusjuures mulle rääkis üks üle 80-aastane Soome kindral või mingi selline asi. Ma ei tea sõjaväest mitte midagi, pole kunagi olnud sõjaväes, et mulle öeldi, et me saame sulle paberid kirjutada, et sa ei peaks siia tulema. et ma juba olen nagu eoses kahtlane inimene. Aga ma olen palju sõjaväetegelastega suhelnud oma elu jooksul, et nad on väga huvitava maailmavaatega. Mul on kahju, et siin maailmas sõda on, sest mul lapsi ja ma ei taha, et nemad kannataksid. Ma tahan maailma luua rahu ja ma näen, et rahu luuakse läbi aedade, läbi loodusega ühenduses olemise. Aga igatahes see kindral ka rääkis, et kell 5 öösel oli juba natuke purjus. Et tuli kusagil David Icke'i raamatu välja, ütles, tema loeb seda ja siis hakkas rääkima selles plaanis, kuidas maailma rahvastikku tahetakse vähendada ja niimoodi. Et võib-olla on see jälle see üks nagu mitmekordne vandenõu. Aga see on kindel, et tehisintelligents ja uus sotsiaalne meedia, kiirtarbimine, sotsiaalne poes käimine, et need muudavad seda maailma. Et see järjest kogu populaarsust, et sotsiaalmeedias müüakse igasuguseid asju, et mina ka müün, eks ju. Aga osad inimesed müüvad täitsa otse tooteid, et kas on näiteks mingi live shopping, et keegi ongi kaamera ees, siis näitab oma tooteid ja inimesed ostavad ja dropshipping ja et me oleme kolinud ümber teistsugustele mudelitele ja kõigile inimestele on siis vaja sellega kaasa tulla, sest muidu nad jäävadki sinna kohta, mis vindub, et selline nii-öelda kontoritöö. Et kool alguses õpetas välja nii-öelda sõnakuulekaid orjasid tehastesse, vabrikutesse ja siis läks edasi, hakkas välja õpetama sõnakuulekaid orjasid kontoritesse, aga nüüd see kontori ja see ajastu hakkab ka hävinema, et see pandeemia hävitas täielikult selle nii-öelda 9-5 tööl käimise. Seda ikka tehakse ja osad firmad teevad seda, osad asjad veel toimivad, aga paljud enam ei toimi. Sellepärast ka on näha näiteks mingid teatud vanad sorti poed lähevad pankrotti ja et ma teeksin näiteks 24/7 poe, kuhu inimene saab alati sisse käia, seal ise teenindust nii-öelda proovida asju, siis tellib kas läbi selle poe äpi või telefonist näiteks. Aga siis on vaja need varguse ja need kõik asjad üle vaadata. Aga siis võib-olla saaks selle varguse asja niimoodi üle vaadata, et inimene peab oma ID-kaardiga nagu sinna poodi sisenema, et siis saab nagu jälgida, et igat poes käijat. See on päris huvitav. Ja teine asi, et läbi sotsiaalmeedia, Facebook enam väga ei tööta, aga läbi nende uute platvormide, mingid TikTokid ja Snapchatid, et läbi nende on võimalik nii-öelda ajada seda majanduslikku asja. Aga see on kindel, et see maailm on muutumas ja meie majandussüsteem on muutumas. Ja osad räägivad jällegist, et Trumpi ajal tehakse see reset, et tehakse lähtestus rahasüsteemile ja kaotatakse võlad ära, et need kesaarad ja pesaarad ja mingid asjad, et seda ma olen ka kuulnud ja ma usun alles siis, kui ma näen seda. Sellepärast, et 10 aastat ma tegin omale ettevõtet või ütleme 9 aastat ehitasin oma ettevõtet sellel alusel, et rahandussüsteem muutub, sest mulle räägiti seda nii tuk ja ma olen kergeusklik inimene, eks ju. Aga nüüd ma tean juba nii palju eri teooriaid, et ma saan nagu rääkida, et ma ei ole enam kergeusklik, vaid ma olen skeptiliseks muutunud. Vananen, habe kasvab juba, eks ju.
juuksed ka kasvavad, habe ja juuksed kasvavad, järelikult ma vananen. Et ma olen muutunud hoopis küüniliseks, skeptiliseks, keskealiseks meheks, kes näeb, et maailm on täis kurjust. Tegelikult mitte. Ma ikka arvan, et love is revolution, et mängime muusikat ja muudame maailma. et kui sa tahad kongirännakut, helirännakut, et siis võta ka ühendust, et tule siia või kutsu mind kuskile mängima. Et hea meelega teen seda, aga ma nagu räägin, et keskklass on suremas, et siis mul tuleb välismaalt neid kliente nagu hõngaiga kinni püüda. Et jah, et selline majandusmaailm on keeruline ja seda on näha, et seda muutub ja inimestel on tihtilugu raske. Aga mis ma ütlen, lõpuks on kõik hästi. Et meil on vaja minna kaasa nende muutustega ja kes on kõige kiiremad muutujad, et neil läheb kõige paremini alati. Et hea meel, et kuulasid. Palun pane subscribe, et siis mina saan ka sellist majandusmudelit välja arendada, kus ma saan infot jagada ja mulle tasutakse selle eest, eks ju. Olgu, nägemist.